Tšau, hea kuulaja ja tere tulemast kuulama podcasti Üle lahe sära. Minu nimi on Jaanika ja selles podcastis anname hääle Soomes elavatele ägedatele ja säravatele Eesti naistele. Olgu tegemist siis elulise mõtiskluse, isikliku teekonna, eduloo, suure väljakutse või hoopis natukesega neist kõigist. Mul on teile varuks palju põnevaid veel kuulmata lugusid. Mõnusat kuulamist! Tere, kallis Siret! Tšauki, Jaanika! Aitäh, et sa mulle külla tulid ja et sa podcastist tahtsid osa võtta. Ja enne kui me hakkame rääkima sinu teekonnast Soome, siis küsiksin, et äkki sa tutvustad, kes sa oled? See on küsimus, mida ma väga tihti ka iseendalt küsin, kes ma siis õige olen. Aga kõige lihtsamini vastates ma olen Siret. Ma olen 2 lapse ema. Ma olen tütar oma fantastilisele emale. Mul on igasuguseid selliseid toredaid nii-öelda tähtsaid tiitleid. Tädi ja õde ja mida ma väga-väga tähtsaks pean. Kõige tähtsamaks kindlasti. Kõiki neid tiitleid. Väga vinge. Ehk siis sa oled päris rikas. Ma olen väga, ja sellest vaatenurgast ma olen väga rikas. Et mille järgi me siis mõõdame rikkust vedu, on ju? Näiteks need tiitlid kõlavad küll nagu uhkelt. Äkki sa räägiksid oma teekonnast? Alustame päris algusest. Ehk siis, kuidas ja miks sa kolisid Soome? Soome kolimine tuli mulle kuidagi hästi-hästi lihtsalt. Et see oli midagi siukest, mida ma väiksest peale fantaseerisin. See oli midagi, millest ma unistasin, sest et mälestused perepuhkustes Soome olid nii super soojad, et see kuidagi tundus mulle väiksest. Need mälestused kuidagi on alati siuksed õige pehmed, et kui tagasi mõtleme, et siis kuidagi ma olin selle enda jaoks muutnud selliseks mingisuguseks imemaaks. Kas see on imemaa? Nüüd, kui sa oled siin elanud jupp aega? No imemaa see ilmselt otseselt ei ole, aga siiani mulle väga meeldib siin elada. Mina ei ole küll olnud absoluutselt mitte kordagi selle dilemma ees, et kas ma tahaksin tagasi kolida. No kuidas see algus siis välja nägi lihtsalt? Ma sain esimese lapse, kui ma olin 21-aastaseks saamas ja just sellel ajal hakkas Eestis majanduslikult väga raske aeg. Et sellel päeval, kui mina läksin sünnitama, mida ma hommikul juba ka mehele siis teda tööle saates ütlesin, et täna õhtul ilmselt läheb tegudeks, siis temal oli viimane tööpäev. Nii et sealt siis hakkas meile mõlemale beebipuhkus. Et me olime mingi 4 kuud äkki niimoodi koos kodus, mis oli kohati siis täielik kingitus, sellepärast et esmakordselt emaks saades, et sul on kogu aeg keegi, kes sind kõigega aitab, oli väga-väga-väga super. Aga loomulikult mingi hetk tuli reaalsus ja pidi hakkama mõtlema, et kuidas meid kõiki toita. Ja siis me hakkasimegi mõtlema, see oli selline aeg, kus päris paljud kolisid Soome ja meie väga lähedane sõber oli ees Soomes ja ta kutsus mu mehe tööle ja loomulikult olime me mõlemad väga rõõmsad sellest, sest et minu jaoks oli see kohe selline väga-väga suur, kuidagi justkui nagu asjade paika loksumine. Et nüüd, kui mu enda lapsepõlve mälestused, mis nii soojad ja nüüd, kui ma hakkan ise looma oma lapsele mälestusi, et siis tulla siia oli, ma olin kohe väga põnevil ja elevil sellest mõttest. Et siis üldse ei hirmutanud jätta kõik selja taha ja tulla siia ja alustada täiesti põhimõtteliselt nullist? Ei. Kas ma tunneksin täna nii? Kindlasti mitte, aga ma arvan, et tänu sellele, et ma olin nii noor ja roheline, mul oli väga kerge olla ainult põnevil ja elevil. Ja see käib küll noorusega kaasas ja praegu, kui mõtled mingeid asju tagasi, et mida sai tehtud, siis võib-olla nüüd küll ei läheks nii kerge jalaga igasse seiklusesse. Et... Ei. Ja jumal tänatud, et ma olin nii noor. Ja väga lahe.
mis oli alguses sinu jaoks kõige kuidagi lahedam, kui sa nüüd tagasi mõtled, et neid mälestusi ja kogemusi? Siis tegelikult isegi ainult see mõte, kui ma mõtlen nagu tagasi sellele, et kui me selle otsuse ära tegime ja siis mul mees tuligi ees Soome juba, et paariks kuuks, et kõigepealt, et ta teenib natukene siis raha, et vaatab ringi, et kuhu ja mida, et me selle korteri saaks, et noh, et kus me siis lähme ja nii. Ta leidis meile korteri, aga sellega kestis, see ei olnud üldsegi nii lihtne ettevõtmine. Siis ta käis ikka ühte vaatamas ja teist vaatamas ja siis olid järjekorrad, kuna tuli ikkagi, ilmselt oli siis kuidagi võib-olla suurem sellel ajal see sisseränne siis. Aga siis, kui ta leidis selle korteri ja tuligi otsus tehtud, nii siis mina hakkasin juba siis asju pakkima ja siis ta tuli Eesti. Ostsime endale väikese auto. Selleks puhuks. Selleks puhuks, et sellega sinna siis tagasi sõita Soome. Me olimegi selle võrra kaugel Helsingist, et ikkagi sõit kestis 3 tundi. Te kolisite siis nii kaugele? Ja. Aga et kogu meie siis mainevara mahtus sellesse väiksesse autosse too aeg. Et see oli, et kuna me voodeid, diivanit, midagi sellist me kaasa ei hakanud loomulikult võtma, sest kõik oli olemas siin korteris, siis kõik asjad mahtusid sinna. Kaasa arvatud mina ja beebi. See oleks imelik, kui need ma oleks. Et minu väga süükseks suureks selliseks, ma juba väiksest peale alati olin nii kade kõikide sõbrannade, sõprade peale, kes said kortermajades elada. Tavaliselt on nagu justkui vastupidi, et need, kes kortermajades elavad, need tahavad, ma tahaks ka oma majas elada. Aga ilmselt see ongi jälle täpselt nii, nagu me inimestena oleme, et me alati tahame seda, mida pole. Täpselt nii. Et siis, kuna mina olin nagu üles kasvanud alati siis oma majas elanud sellises väikses kohakeses, siis kuidagi mulle tundus see alati nii kihvt, et on see paraadne ja siis seal on kõrvalnaabrid ja üleval ja all ja kuna ma alati pimedust kartnud, siis mulle tundus see nii turvaline, et kui ma midagi kardan, siis ainult karjata ja keegi kindlasti tuleb. Et siis ma mäletan seda, et kuidas me sinna kortermajja jõudsime ja tegelikult, et oligi, siis me jõudsime väga hilja õhtul, pime oli kõik juba ja et sinna korterisse ka jõudes, et et kuidas seal ei olnud kaugeltki mitte mingi viimase peal sisustus või et kokku sobivad kaunid mööbliesemed, et aga et kuidagi, et see ikkagi nagu, et meie esimene ja siuke nagu, et see algab siit ja siit nagu kuidagi siuke. See oli väga lahe. Ma mäletan seda endiselt väga kuidagi siukse erilise hetkena. Ja see põnevus, ma ei tea, see on nagu käega katsutav justkui isegi praegu, kui me sellest räägime, siis ma hakkan kohe mõtlema ka kõiki asju, mille ise ma olin täpselt samas vanuses, täpselt sama põnevil, et see on omamoodi väga ilus aeg. Oli. Mis oli alguses sinu jaoks võib-olla raske, et põnevust oli, elevust oli, kõik oli äge, aga mis oli sinu jaoks selline suur väljakutse seal alguses, kui sa kohanema hakkasid? No kindlasti väga suureks nii-öelda raskuseks oli see, et ma ei osanud soome keelt. Et ma ju tulingi teadmisega, et ma jään lapsega esialgu koju. Et küll siis vaatame edasi. Sellepärast, et siis ma olin selle võrra noorem, et ma ei mõelnud 100 sammu ette ja ei põdend absoluutselt igat asja, vaid siis olid käed püsti ja let's go, on ju. Ja vahet pole, mis tuleb ja kõigega saan hakkama, on ju. Ja jumal tänatud, et nii. Aga jah, ma mäletan, et kuidas ma käisin külapoes süüa ostmas niimoodi, et ma ütlesin hästi kiiresti moi ära ja siis proovisin kuskile mujale vaadata, et keegi muud midagi küsima ei tuleks, et see oli jah, väga selline huvitav. Ja loomulikult kõik paberiasjad ja sellised ametlikud käimised, et siis mul mees rääkis ja mina siis kinnitasin inglise keeles, mida ma siis kuhu mu mingit kinnitust vaja oli saada, aga et jah, et soome keeles ma ei mõikanud midagi. Kuidas sa seda keelt siis õppima hakkasid? Esialgu niimoodi, et ma olin lapsega kodus, vaatasin soome kanaleid. Ja siis hakkasin võtma soomekeelseid lasteraamatuid, kuniks siis oli aeg sealmaal, et lasteaeda pidi minema. Ja ma läksin soome keelt õppima. Ma läksin soome keele kursustele. Ja ma käisingi esimesed siis 2 aastat õppimas soome keelt.
ütleme nii, et ma väga palju seal soome keelt selgeks ei saanud, sest seal olid väga palju oli eestlasi, kellega siis pausi ajal hoopiski eesti keeles jutustati, kaugeltki mitte soome keeles, aga eks grammatikat ma õppisin seal, et kindlasti tänu sellele võib-olla mu soome keel kõlab, et ma ikkagi oskan tänaseks rääkida, et kindlasti oli sellest kursusest väga palju abi. Aga jah, et sealt ma välja kindlasti nendelt kursustelt nii ei tundnud, et ma oleks soravalt soome keelt rääkinud, et see on kõik ikka alles aastatega tulnud, et no jah, kursus on lihtsalt niisugune praktiline, tähendab mitte praktiline, vaid kursus on baas, aga see praktika ja see, et sa teed oma olmetoimetusi soome keeles, see on tegelikult alles see, kus see hakkab vaikselt nagu tulema sujuvalt ja no muidugi üks asi on kirjakeel, teine asi on kõnekeel ja kõik need asjad, et ja nüüd ongi natuke nii, et on eesti keel ja soome keel segi läinud omavahel, nii et vahepeal mõtledki, kui kirjutad, et oota, et kuidas see nüüd läks. No 17 aastat on pikk aeg, on ju? On ja. Aga ikkagi sa räägid minu meelest väga hästi. Et selles mõttes. Ikkagi igapäevaselt me kodus räägime ainult eesti keelt, et see kindlasti ja ju sõbrannasid ja tuttavaid ja perekond, et kõik me ikkagi kasutan eesti keelt jätkuvalt. Et see ei ole jah selles mõttes. Kas oli veel mingeid väljakutseid sellele keelelisele poolele lisaks, mis alguses tundus kuidagi sinu jaoks, et kuidas ma siit edasi lähen ja kui oli, siis kuidas sa läksid edasi? Kusjuures tegelikult ma ei tea, mul on mingi siuke hästi huvitav omadus, aga igal juhul ma ilustan peaaegu kõike, mis on minevikus olnud. Et sa romantiseerid, jah? Absoluutselt. Tegelikult see, ma ei ole mingisugune aju ja psühholoogia spetsialist, aga mul on kuskilt jäänud kuidagi meelde, et see on niisugune inimloomuse teema, et ega emad ju ei sünnitaks mitu korda, kui nad ei unustaks neid halbu asju ära ja need head asjad meelde ei jääks. Et ma olen hästi palju tähele pannud seda, et kui ma mingid aegu mõtlen, siis ma mõtlen, et tegelikult ma mäletan, et seal oli küll päris raskeid aegu, aga millegipärast kuidagi ikkagi päike paistis ja ikkagi kõik oli ilus. Et siia tulemisest mul on küll jah, ainult kuidagi väga helged mälestused, et ma olin kuidagi põnevil kogu aeg. See on väga äge. Jah, et loomulikult nagu esimest korda emaks saamine, et seal olid selles mõttes omad need, et sa ju ikkagi kujutasid ette kuidagi alati selline unistus olnud, et ma olen selline ema nagu sealt see helisev muusika on. Ma kuidagi kujutasin ette, et ma olen täpselt siuke, et ma laulan nendega. Lendled ja kõik on beautiful. Absoluutselt ja siis kui ma aru sain, et see ei ole kõik päris nii lihtne. Ja emadus on selline korralik reality check kõikidele omamoodi. Kõikidele omamoodi, jah. Aga et see, et kuidas sa pead hakkama kuidagi uuesti looma mingil määral seda, et kuidas sa oled võib-olla ette kujutanud seda ja siis mis see reaalsus on ja siis sealt vahelt kuidagi otsides seda, et kus need siis kokku võiksid saada. Kas tänapäeval pärast kõiki neid aastaid on siin veel sinu jaoks midagi sellist, mis on sinu jaoks kuidagi keeruline vahepeal? Kindlasti. Aga ma millegipärast julgeksin väita, et nii oleks ükskõik, kus ma elan. Kindlasti selles mõttes, et olenemata sellest, et ma saan soome keelega hakkama kenasti kõikide toimetustega, siis see ei ole mu emakeel. On asju kindlasti, mis tänu sellele mööda lähevad. On asju kindlasti, mis lähevad mööda tänu sellele, et ma ei ole ikkagi, siis ma olen täiskasvanuna ikkagi tulnud siia kultuuri. Et jaa, absoluutselt on asju, mis tekitavad raskusi. Midagi niimoodi otseselt välja tuua ma küll ei oskaks, et need on siis jooksvalt. Elu raske, täpselt, et nagu jah, et selliseid asju, mis ma kuidagi ikkagi jälle kujutaksin ette, et ma arvan, et Eestis oleks need asjad veel raskemad. Ja kindlasti, eks kõikidel ongi raskeid asju olenemata sellest, et kus sa elad, et see on jah, tegelikult 17 aastat on niivõrd pikk aeg, et selle aja jooksul jõuadki päris kenasti kohaneda. Ja võib-olla, et ikkagi kõik täpselt selline nagu see laste kasvatus siin, lasteaedades, kuidas kasvatajad suhtuvad koolides, et mulle see kindlasti sobib nii palju rohkem.
kui ma olen kindlasti olnud Eestis võib-olla selline, issand, ma ei saa seda sõna praegu öelda, kabinoiva. Siuke mässumeelne. Kindlasti nagu koolis ja nii, et siis, või noh, ikkagi selline, et ma ei ole aru saanud nagu nendest kastidesse lükkamist ja kõike sellist, et sa pead olema teatud sugune ja kõik need reeglid ja asjad, et siin ikkagi kuidagi on see asi palju leebem, palju pehmem. Ja võib-olla, noh, vaata praegu on jällegi see koht, et ei tea ju, kuidas Eestis on, ma olen üsna kindel, et Eestis on need asjad väga palju arenenud, aga võib-olla kuna me peegeldame nii tugevalt sellesse hetke, kui meie käisime koolides, siis mina ise, ma olin, ma ei tea, superviieline, mis kunagi polnud probleeme, aga ma mäletan väga selgelt, et seal koolis olidki sellised lahtrid, et sa peadki olema teatud moodi ja kui sa ei saa oma asjadega teatud moodi hakkama, siis sa oled kuidagi probleemne. Et see jah, nagu tagantjärgi alles mõtled ja saad mingeid asju aru, et nad võivad kindlasti jätta nagu päris sügavaid jälgi. Ilmselgelt kõik lapsed ei ole samasugused, kõikidel lastel ei ole täpselt samasuguseid tugevusi, ma ei tea, eeldusi, no nagu nii paljud asjad mõjutavad seda, kuidas sa lapsena nagu asju teed ja hakkama saad. Aga see, et selline individuaalne lähenemine sellele kõigele, et missugune laps sa oled ja mis need su head küljed siis on, mulle ka meeldib see siin. Jaa. Mul tuleb sellega nii meelde siis mu väiksema poisi kas 2. või 3. klassi lõpus. Õpetaja oli neile teinud igale ühele oma kaardi, kuhu ta kirjutas igale ühele tema tugevused. Ja see oli mu meelest kuidagi nii geniaalne. Kui tihti võib olla just selline mitte siis nii kergesti pingis istuv poiss, kes võib-olla ei taha alati kätt tõsta, vaid ta tahaks ennem juba ära öelda, mis tal öelda on ju. Või siis, et kes üldse võib-olla väga kergesti avaldab arvamus, mis just kui õpetajal ei ole võib-olla meelt mööda. Ja siis talle õpetaja kirjutab, et ta on humoorikas ja abivalmis ja armas ja kui palju see tähendab? Mulle oleks tähendanud, kui mu õpetaja oleks kunagi midagi siukest mulle kirjutanud. Ei kirjutanud. Ma arvan, et see tähendab igale inimesele palju, ole see siis laps või täiskasvanu, et see, et kui me saame positiivset tagasisidet või keegi otsustab näha neid meie häid külgi kõikidest võib-olla väljakutsetest hoolimata, et kui väärtuslik see on. Täiesti. Ja, väga, väga armas kuulda, et see selline kogemus on siin olnud. Jaa. Ja võib-olla kuna me nüüd hakkasime ikkagi nendest lastest rääkima, siis enne kui ma edasi lähen, ma ikkagi tahan tulla nüüd selle teema juurde, et kui elu jõuab kuidagi sellesse punkti, et lapsed on juba päris suured, neil ei ole enam vaja seda igapäevast sellist intensiivset hoolitsust ja abistamist, tekib hingamisruumi, tekib aega ja tuleb selline väikene kriisikene, et okei, kellel nüüd mind vaja on, mida ma nüüd teen, mida ma oma eluga veel teha tahan. Ja me rääkisime sellest elevuse tundest, et tahaks ennast võib-olla tunda jälle elevil ja põnevil, et okei, mida järgmiseks, nagu see hetk, kui sa kolid siia ja kõik on nagu, kõik võimalused on alles ootamas. Et kas sa tunned praegu, et sa oled selles punktis? Ei tunne. Kusjuures täiesti siis siiralt öeldes oli see ka üks põhjustest, miks ma kangesti mõtlesin, et kas mul on üldse nagu põhjust tulla rääkima siia. Absoluutselt, mul on nii hea meel ikka veel, et sa siin oled. Et ma ju ometigi just see, et nagu, et iga naine on edulugu ja tegelikult teistest ma mõtlen nii. Aga just kui iseendast siis tekkis kohe see, et aga ma olen ju täiesti tupikus. Et ma mõtlen iga päev, et kuhu edasi, mul ei ole vastuseid, aga kui sa nõuad neid vastuseid, siis need vastused harva tulevad. Et aga minna laskmine, usaldamine, ka jälle päris hirmus on ju. et mida siis teha? Et ma olen proovinud nüüd lihtsalt, et ma voolan. Mõni päev siis jooksen peaga vastu seina ja siis teine päev jälle hingan ja mõtlen, et küll need vastused tulevad. Ja igas päevas ju lõppkokkuvõttes, et kõik mu töö on selline, mida ma teen rõõmuga on ja koju ma lähen ju ikkagi enamus ajast, kui seal on korras ja söök on valmis, siis rõõmuga. Et õnneks ma ikkagi olen mõelnud, et kui vaadata ringi maailmas ja mõelda, et kui palju väljakutseid, siis minu väljakutsed on need seesmised iseenda peaga. Et tõelisi selliseid võib-olla käega katsutavaid probleeme nii-öelda ma ei või välja tuua, nii et just kui tekib tunne, et kas ma olen tänamatu. See on nii huvitav mõttekäik
ja ma arvan, et see on päris korralik varandus, et me üldse sellest teemast räägime nii ausalt ja avameelselt, sest ma olen väga veendunud, et sa ei ole selle mõttekäiguga üksi. No ma võin ise kohe nagu juba tunnen sükest tunnet, et ma tahaks kaasa rääkida, et mida ma veel tahan ära teha ja ma tahan jälle seda elevust tunda ja ma arvan, et see käib vanusega kindlasti mingil määral kaasas, aga ka sellega, et me oleme mõlemad noorena emaks saanud, mis tähendab seda, et aina rohkem tuleb neid hetki, kui kellelgi pole meid enam niimoodi intensiivselt vaja, no okei, mingid trennid võib-olla kuhu sõidutad ja nii, aga see on hoopis teistsugune. Ja võib-olla emadusse on ennast natukene lihtsam ka ära kaotada mingis mõttes ka tahtmatult. Et su päevad ongi mingil hetkel nii täis kõikide teiste asju ja siis ühel hetkel, kui see aeg hakkab vabanema päris järsult ja seda tuleb kogu aeg juurde ja siis sa pead nagu hakkama ennast uuesti leiutama ja see ei ole alati ilus tunne. Aga ma ei tea, see on nii äge, et sa räägid sellest nii avatult ja ma usun, et see on ka üks asi tegelikult, mis ühendab või võiks ühendada meid naisi. Ma olen sama meelt. Ja see oli kindlasti üks mu mõttegi, et kui juba räägime, et siis rääkida siis nii siiralt ja nii ehedalt. Just selleks, et ma tean, et ma ei ole üksi. Ja üldse, et seda ka nagu defineerida, et iga naine on edulugu. Minu jaoks ei tähenda seda, et peab olema mingi meeletu karjäär või mingid meeletud, ma ei tea, sellised nagu auhinnad või mis iganes, et see ei ole üldse see, sest see ei ole nagu päris elu, et sellised naisi on loomulikult, aga iga naine on nii väärtuslik, iga naise lugu on nii põnev ja nagu natukene avada ka neid mitte nii lihtsaid asju, ma arvan, et selles on väga suur jõud. See oli täpselt just see minu arust lause, mida ma juba alguses ütlesin, et mis on nii huvitav, et ongi see, et see mõte sõnast edu, et kui tihti me peame eduks seda, mis meil juba on ja kui tihti me inimestena tegelikult paneme fookuse sellele, mida meil veel pole. Nii et just kui eeldatavasti, et kui mul oleks väga edukas karjäär, aga mul ei oleks nii fantastilist paarisuhet, nii suurepäraselt nunnusid lapsi kodus ootamas mind, kes igapäevaselt ei ole nii nunnud, vahest nad võivad päris põrgulised olla. See on nii hea, et sa selle välja ütlesid. Aga maailma suurimad armastused, et siis kindlasti ma leiaksin, et see on mu elust puudu. Et ju me ikkagi oleme siia loodud otsima kõik mingisuguseid vastuseid ja täitma mingisuguseid puudujääke ja et see rahulolu ja et see on ikkagi selline õnnistatud õnnis sekund võib-olla, mida me saame sellist hetke. Ja siis see võetakse jälle ära ja siis hakkad jälle kõvasti vaeva nägema, et seda tunnet jälle korraks saada. No vaata, eestlastel on see ütlus, et kogu aeg peab olema mingi ora seal sammuses on ju. See on veits see teema. Ja siis samas nagu see ka, et ma arvan, et pole olemas inimest, kes kogu aeg teab täpselt, mida ta tahab, et kõikidel on vahepeal mingeid tupikuid ja mõnikord need ei ole isegi mingisugused kiired hetked, vaid need kestavad kauem. Aga mul on üks kolleeg öelnud väga, väga hea lause, et kui sa ei tea, mida teha, siis ära tee mitte midagi. Et see voolamine, mida sa kirjeldasid, ma arvan, see on nagu just see. See on, aga sellel hetkel, kui sa ei tea, mida sa tegema peaksid, sa tahaksid teha kõike, et seda vastust saada ja sa kohe kindlasti ei taha minna ja istuda lihtsalt vaikuses ja oodata või lihtsalt anda kulgeda. Et see on kõige raskem ülesanne sellel hetkel. Ja. Et see on selles mõttes jah nii, et kõik sellised self-help podcastid ja raamatud ja kõik, et olen paljudest kohtadest endale vastuseid proovinud otsida ja paljusid vastuseid ka saanud. Et kindlasti ma ei vahetaks praegust versiooni iseendast 10 aastat tagasi oleva 27-aastase Sireti vastu. Ma ei oleks nõus tegema uuesti seda kõike. Ja tagasi küll ei tahaks minna. Äge on olnud, aga praegu on nagu hästi ja ma usun, et tulevikus on veel parem. Ja samas mõtle, kui põnev, see ongi põnev, et sul on veel nii palju asju, mida leida ja äratundmisi, mida tunda. On, ja et kui ongi, et kui kuidagi selline see vajadus kuidagi justkui nagu kontrollida, et kui selle suudaks vahepeal välja lülitada. See on see minu kõige nõrgem koht, võin ausalt välja öelda, et meil kõigil on neid. Meil on väga isiklikud teemad, aga ma arvan, et see on vajalik. Ma arvan absoluutselt, et see on vajalik, et nendest asjadest räägitakse. Aga ma läheksin nüüd nende sinu argiste toimetuste ja su elu juurde siin Soomes praegu või üldse nagu selle aja jooksul, et mida kõike sa siis siin teinud oled ja millega sa praegu tegeled siin Soomes?
kõigepealt ma käisingi selle soome keele kursuse kooli, see kestis paar aastat, siis ma tahtsin väga, mul oli hästi-hästi tähtis, et ma saaksin teise lapse, ma tahtsin, et neil oleks võimalikult väike vanusevahe, aga jällegist kahjuks need on sellised asjad, et ise ei otsusta, tuleb siis, kui tulla tahab. Nii kestis natuke kauem, aga et siis, kui meie teine poeg oli natukene üle aasta, kui jällegist ma olin kodus juba natuke rahutuks muutumas ja kangesti mõtlesin endale vastuseid välja, mida justkui kuskilt ei tulnud, kuniks üks päev tuli posti siuke reklaamloosung juuksurikooli, siis ma mingi õhtune koolitus, tehtav. Sul olid kohe silmad särama? Absoluutselt, ma ootasin, kuni mees koju tuli ja ütlesin, et ma hakkan nüüd õhtuti koolis käima. Issand jumal, kujutad ette, kui palju meestel on need ohtlikke hetke, kui nad tulevad tööd koju ja see naine on seal kodus on, nagu meil ka siin vahepeal, et mis ta nüüd välja. See kõnnid sinna ukse juurde, et ta juba teab, et oh shit. Midagi on tulemas. Ja aga tegelikult see on äge, see on hea asi, positiivne. Ja, et ma teadsin, mul oli hästi kindel mõlema poisiga, et ma ennem 3-aastast lasteaeda ei taha panna. Et kodus peab olema nagu esimesed 3 aastat, et oskab korralikult rääkida, ennast väljendada ja siis saab minna. Seal oli just nagu see keeleline pool, siis sul ka mõtetes on ju. Kuidagi tundus turvaline mõte, et kuna mina ju neid täiskasvanud ikkagi ei tunne, kuhu ma ta viin. Ma teadsin, et ma kindlasti päevakooli ei lähe ja kuna mees on ikkagi põhileivatooja, siis tema peab päeval tööl käima, et siis õhtuti kooli on ideaalne. Ja ilmselgelt, kuna ta teadis, et see on kõigile õige otsus, siis ta viskas high five ja sinna sa siis lähed. Ja siis sinust sai juuksur? Jah, ja siis ma hakkasingi õhtuti käima nii, et me andsime plaksust lapsed üle ja tema tuli töölt ja mina läksin kooli. Nii ma käisin siis 2 aastat äkki, ikka 2 aastat koolis, siis ma sain juuksuripaberid ja siis, kui ma olin küll koolis teatanud, et ma ka kindlasti ettevõtjaks ei hakka, sellepärast et ma teadsin tegelikult ja siiamaani siis see vastab tõele, et see ei ole mu iseloomule otseselt nagu võib-olla parim, et küll mulle meeldiks, kui keegi teine vastutaks paljude asjade eest, mis sinna kaasneb, pluss mulle ei meeldi üksi teha. See on üks kindlasti selline asi, mis on hakanud nagu aastate jooksul, et mulle väga meeldiks tegelikult ikkagi oleks nagu tiim inimesi. Samas ma ei tahaks salongis töötada, et selline suur omavaheline konflikt nendel asjadel. Aga jah, üks hiline õhtu mul tuli siuke mõte, et aga ma hakkan koduteenuseid pakkuma. Ma hakkan inimestel kodudes käima, sest ma siis salongis ma ei taha teha. Läksin kiiresti, tegin Facebooki postituse ära, sest ma teadsin, et hommikuks ma kindlasti mõtlen ümber. Õige. Ja siis ma mäletan ikka veel seda õhtut. Siis ma olin seal täiesti pime, sest kell oligi poole öö peal. Ja siis ma läksin, tegin ära ja siis ma ei saanud magama jääda. Mõtlesin, oh my god, mis ma tegin. Nagu nii põnev on ju. Aga nii põnev. Aga mis siis saama hakkas? Mul on ka põnev. Kuidas see algust päriselt, nagu kuidas need telgitagused välja nägid? No siis ma tegingi esialgu, mul oli tegelikult veel natukene kooli jäänud, aga siis ma mõtlesin, et ma proovin. Et ma kirjutangi, et kohe valmiv juuksur soodsate hindadega, mina saan proovida, harjutada ja nemad siis saavad ju juuksed ikkagi ilusaks, et ma ju oskan ju midagi ometigi juba teha. Ja mitte vähe. Ja siis hakkas tulema igasuguseid kirju. Esialgu muidugi ainult eestlastelt, sellepärast ma postitasin selle sinna, see oligi mingi eestlaste rühm ilmselt. See on raudselt mingi Finnest foorum, kus me kõik oleme midagi kunagi postitanud. Aga jah, siis ma mäletan siiamaani neid esimesi kordi, kui ma pidin Soome kliendi juurde minema. Ja kui ma istusin parklas ja mõtlesin, et oh my god, äkki ma lihtsalt kirjutan, et ma ei tea, mul tuli kõhuviirus ja või midagi, et ma ei peaks minema. Kas sa päriselt tegid ka kordagi nii või? Mitte kunagi. Ma ikkagi õnneks alati sain oma hirmud, aga ikka paar korda tuli ikka nii suur hirm, et sa olid seal, issand jumal, ja siis hakkad kokutama seal ja korralikult ei oska rääkida veel ja see oli ikka alguses nii õudne. Aga väga paljudest selle aja klientidest on jäänud mulle siis püsikliendid, et jah, ikkagi päris paljud kliendid on täitsa algusest peale. Aga jah, siis ma tegin mingid aastad, siis jatkasingi nii, siis tuli ju korona. Meie sõber koroona, mille me olime juba vahepeal peaaegu ära unustanud, aga tegelikult ikka hull aeg. See oli, siis ju ei julgenud keegi mind kutsuda ja ma ei julgenud ise minna ka, sest et paljud inimesed suhtusid sellesse nagu suht kergekäeliselt ja mina jällegi jubedalt kartsin alguses. Mingi aeg oli siuke väga ebakindel, siis ma läksin ka sõbranna kaudu kauplusesse tööle ja ma olen ka klienditeenindajana siis poole kohaga endiselt, sest ma olen jätnud selle endale vähe selliseks nagu Plan B. Vägagi.
ja see on ka väga tore töö, selles mõttes mul on väga toredad töökaaslased ja kõike nii, et selles mõttes see on väga selline meeldiv plan B. Ja siis ma läksin müüki ja turundust õppima, sest ma mõtlesin, et mul võiks ikkagi veel mingid lisaoskused olla. Ja nüüd sa oled siis veel osavam ja veel targem. Veel osavam ja veel targem. Jah, et siis ma sain nüüd aasta aega tagasi need õpingud ka käidud ja nüüd ma siis mõtlen, mida edasi teha. Mul on kombeks uskuda, et need lahendused tulevad meieni. Kusjuures jah, nüüd niimoodi tagasi peegeldades oma lugu, siis võin öelda, et mul just tekkis väike killuke põnevust, et just siin praegu või? Just siin praegu ausalt öeldes. Vägev. Sest kui ma mõtlesin seda ja just tuletasin meelde seda, et kuidas ma seal korteris olin ja täiesti tupikus, et nagu, et mida ma edasi teen, et ma ei või ju ainult kodus olla lapsega ja kõike muud sellist. Ja siis see juuksuri koolituse brošüür sealt lihtsalt tuli nagu, et tule. Märk, see oli korralik enne. See oli, sellepärast, et mingi aeg ennem seda ma olin öelnud oma mehele, ma tahaksin osata teha midagi kätega, mida mitte keegi mult kunagi ära võtta ei saa. Et selles mõttes see oli väga huvitav. Aga see on ju tõsi. Yeah. Et nüüd sul on selline oskus, nüüd sul on palju oskusi, aga see näiteks see juuksuritöö oskus, see on ju selline oskus, mida keegi ära ei saa võtta. Aga no ma ei tea, juuksuritöö ei ole ainult see kätega tegemine. See teine pool on see, kuidas juuksur võib-olla satub jutusoonele oma klientidega. Ma jäägitult usun sellesse, et see, et sul on püsikliente, räägib alati su teenustest väga palju. On põhjus, miks inimesed sinu teenuseid tahavad kasutada, eriti veel, kui su teenuse pakkumise mudel on selline, et sa käid inimeste kodudes. See on nagu next level juuksur, ma ütleks. ja see kindlasti ei ole algusest peale tegelikult minu jaoks olnud ainult juuksed. Et ma olen alati olnud hästi nagu inimeste inimene. Mulle väga meeldivad sügavad vestlused ja see oli kindlasti üks väga suur määraja selleks, miks mulle meeldib koduteenus. See üks ühele olemine ja see, et mulle meeldib hoida ruumi selleks, et inimesed saavad avada ennast ja ma väga loodan, et ma olen olnud inimestele olemas kas plaksutamas selleks, et on vaja edasi liikuda või toetada selleks, et kohal lihtsalt olla, et jah, on olnud väga palju fantastilisi naisi. Nii äge, nii armas kuulda. Ma tahaksin veel küsida sellist erialast küsimust, et vaata räägitakse alati, et kui naisel tuleb elus suur muutus, siis ta teeb juustega midagi absoluutselt teistmoodi. Kas sina oma töös näed, et see on nii? Näen, kindlasti näen. Et üleüldse, et tegelikult kui suurt rolli mängivad meile juuksed. Et kuidas, tuli lihtsalt meelde, et kuidas mul oli üks klient, kes oli saamas 50. Tal olid nii ilusad paksud juuksed. Siis nagu fantastiline, oli hästi natukene haljakas tulema, ma käisin seda loomulikult kergelt ära peitmas, aga no paksud, tugevad, ilusad juuksed. Sellel korral siis, kui ma käisin natukene 50-seks, kui ta oli just 50 natuke aja pärast saamas, siis ta ütles, et ta sõbrannad olid ikkagi öelnud talle, et kuna ta nüüd hakkab saama 50, et siis tal oleks aeg juuksed lühikeseks lõigata. Okei. Ja siis ma ka nagu, et kuidas see nagu võimalik on, et me ikka veel elame mingites siukestes kummalistes iseenda loodud siis ettekirjutustes, mis mõttes sa pead 50-aastaselt lõikama talle tädi soengu? Kes ütles? Ja siis ma ütlesin ka, et ei, need sõbrannad on kindlasti lihtsalt kadedad su juuste peale. Et see, et sul on endiselt ilusad, fantastilised, paksud juuksed, ei tähenda ka kindlasti seda, et sa sünnipäeva puhul pead nüüd maha lõikama. Aga mis siis sai? Ta õnneks ei lõikanud neid maha. Ja, aga ta siiralt nagu oli seda meelt, et ehk ta peaks. Sest kui ta ikkagi hakkab saama 50, nagu see tänapäeval üldse enam mingi number. No vanus on üldse ainult number, ma ei tea. Passi ka pole mõtet enam vaadata, vaid ikka see enesetunne on nagu kõige ja on ju. Ütleme niimoodi, et 50 oli küll väga-väga ammu aega tagasi nagu vana. See ei ole mitte mingi number enam. Ei. Ma arvan, et siis alles tuleb see magusam osa, sest siis sa nagu ikka tead, mida tahad, et jääme põnevusega ootama. Absoluutselt. Kui sa mõtled oma kõikidele kogemustele, siis mis on sinu jaoks olnud sinu suurimad saavutused elus? Need on kindlasti olnud seesmised. Need on kindlasti olnud võitlused iseendaga. Mul oli pärast teist last, mul oli sünnitusjärgne depressioon, mul on olnud ka hiljem, õnneks mitte nii sügavaid, aga ikkagi siukseid, et mu seesmine kriitik on üsna vali, et leidnud tööriistad, et teda taltsutada.
see on olnud kindlasti. Ja siis endiselt ma ei ütle, et on taltsutatud. Aga see, ma ei jää tema pärast enam koju. Tahaks sulle kuldmedali praegu selle nimel kaela riputada, et see on nii... Jah, et ta ei takista mind enam nii, nagu ta on kindlasti aastaid. Ja siis õnneks ma ikkagi peaksin ütlema, et ma ei ole otseselt kunagi jätnud midagi, mis mind helisema paneb seestpoolt tegemata ühegi seesmise hääle pärast. Küll ma alati tast võitu olen saanud, aga jah, et see on olnud ikkagi nagu vägagi teadlik seesmine töö. Ja seda suurem on mul rõõm, et sa istud mul täna siin ja räägid nendest asjadest, sest see ju ikkagi tegelikult nõuab teatud mõttes julgust ka. Okei, ma üritan ise nagu omalt poolt kaasa anda, et see vestlus oleks mõnus ja me päriselt räägimegi päris asjadest ja kõik see, aga mitte kedagi ma siia ei saa sundida tulema. Ja ikkagi see teadmine, et see on nagu vestlus, mida teised ka pärast kuulevad, see ei ole kõikide jaoks nii lihtne asi, et ma väga tohutult hindan seda, et mul on siin erinevaid naisi, kes tahavad oma erinevaid lugusid rääkida ja avada ennast. Ma arvan, et see annab maailmale nii palju juurde. Et me räägime nendest erinevatest lugudest, mitte ainult sellest kõigest, mis on hästi läinud, vaid ka sellest, missuguste väljakutsetega me oleme pidanud võitlema. Ma nõustun suga täielikult, muidu ma ei avaks ennast nii. Ja see sisemine kriitik on nagu päris teema. Mingil põhjusel me oleme mõnikord päris osavad endale kaikaid kodaratesse loopima. Kõige osavamad. Jah. Et see ju oleneb ka nii paljudest asjadest, et kuidas just elus sellel hetkel, nagu mis iganes asjad on, et perega, sõpradega, endaga, lastega, tervisega, nagu kõigega, et kõik mõjutab kõike ka ju. Mõjutab. Kuidas sa selle sisemise, kas sul on mingeid häid neid siukseid tööriistasid või nõuandeid, mida sa tahaksid jagada, et nagu mis sa selle sisemisele kriitikule ütled? Kusjuures hästi huvitav, mis mul on olnud võib-olla, see tegelikult ei ole selles mõttes, et see on selline üks lause, mis mind alati saab liikuma, kui ma tunnen, et ma hakkan ise endale kaasa tundma. Fake it till you make it. Ja siis see on tegelikult justkui nagu nii lambine lause, aga vahest ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui lihtsalt teeselda endale jalaga piip anda ja lihtsalt panid minna. Minu eest piip ära. Ja tegelikult ma ei tsenseeri, aga see on tõsi. Et ja siis, kui sa korraks teeskled ja räägid endale seda mingit ilusat lugu, siis sa ühtäkki usud seda. Ja siis sa panedki ühe jala teise ette ja lähed. Sõnade jõud, mõtete jõud, mida me ise endale räägime ja mida me sisendame. Absoluutselt. Vahest, kui väga raske, siis kirjutan ülesse. Et siis see kirjutamine, et endast seda aastate pikkust šaasta välja saada, siis lihtsalt kirjutan. See on väga hea tehnika. Mina olen ka seda päris palju nüüd teinud, kui mul tõesti ikka vahepeal seda crappi koguneb, siis lihtsalt paberile. Ütleme nii, et ma oleks võinud õppida selle ära juba väga palju aastaid tagasi, nii ma oleksin säästnud oma meest ja oma ema. Et nad kindlasti oleksid tänulikud mulle selle eest, aga ma ikkagi väga kaua aastaid nagu lihtsalt leierdasin kogu aeg kõike seda jama. Ja siis nad kuulasid ja kuulasid. Mu vend on oma osa saanud ja kõigil on jätkunud. Me oleme ikkagi inimesed ja meie lähedaste roll on just nimelt olla toeks ja mul ei ole kahtlustki, et sina oled seda sama teinud nende jaoks, kui vaja on olnud. Et me leiamegi oma tööriistad õigel hetkel siis, kui me selleks valmis oleme. Jaa. Millele sa ise kõige uhkem oled, kui sa mõtled, mida kõike sa teinud oled? Ma arvan, et olenemata sellest, et ma ei ole olnud jutumärkides ideaalne ema, siis mul on hästi hea meel, milline ema ma olen olnud. Mul on üleüldiselt, kõlab nüüd natuke, jah, aga et ma arvan, et ma olen tegelikult armas inimene. No, see on nagu, see on see, jah, et ma ei tea, kes Siretit ei ole näinud, siis kui te näete, siis see on nagu kõndiv inimvorm sõnale armas. Sa oled küll armas inimene, kindlasti. Et selles mõttes, et mul on hea meel, et ma olen, mul on hea meel, et ma ei jää, et kui ma ei ole rahul olukorraga, siis ma hakkan otsima lahendusi. Et kui ma olen kodus rahulolematu, sest mul ei ole tööd, siis ma otsin kooli, et minna midagi ära õppida, et ma saaksin hakata tegema tööd. Kui ma teen tööd, mis ei pane mu hinge helisema, siis ma otsin kuulutusi, kuhu ma võiksin kandideerida.
kahjuks saades emaili vastuseid, et sa ei ole valitud. Aga see on vähemalt nagu, see ei ole minust siis kinni, et ma olen vähemalt proovinud. Ja kui üks amet enam justkui ei täida ära, siis lähen õpin uue ameti, et ma kogu aeg annan endast parima. Nii kui sa ennem ütlesid, et nii kaua, kuni ma tean nii hästi, et ma teen alati selle järgi, kui hästi ma just sellel hetkel tean. Ja see ongi õige ja see ongi piisav. Kuni tuleb järgmine asi ja järgmine äratundmine. Just. Selle üle mul on väga hea meel. Kas sul on siin elatud aastate jooksul olnud ka mingeid suuri tagasilööke ja kuidas sa nendega toime oled tulnud? Konkreetselt välja tuua, siis ma arvan, et mu ettevõtlus on olnud selline, et küll üks klient korraga ja kõik need korrad on väga erilised, aga ma ei võiks öelda, et see on olnud nagu ääretult edukas ettevõtmine nagu rahalises mõttes. Et see on ikkagi pigem selline nagu ots-otsaga kokku tulemine. Et see on selles mõttes nii öelda siis selline väljakutse. Aga nii kaua, kuni see ongi olnud selline meelepärane tegemine, siis on see miski muu, on ju, mis selle justkui täidab. Ja siis lahenduseks ongi see, et sa otsid teise töö kõrvale, et siis sa saad paremini hakkama. Kas sul on sellist tunnet ka, et see ettevõtluse laiendamine kuidagi võiks olla mingil päeval sinu tee või sa pigem tunned väga tugevalt, et see ettevõtlus lihtsalt ei ole, et sa ei ole sellist tüüpi inimene? Ma nagu lihtsalt puhtalt huvi pärast küsin. See on ka olnud üks asi, millele ma olen palju proovinud leida vastust. Et siuke, ma arvan, et see ei ole ilmtingimata, sest ma tean küll asju, mida ma peaksin tegema teisiti, et see kasvaks. Aga ma ei tee neid asju. Ja ma olen mõelnud, kas on hirm. Aga tundes ennast, siis ma ei usu, et see oleks hirmu taha jäänud. Jah, ma arvan, et see on olnud mulle kasvamiseks hästi-hästi vajalik teekond, mille ma olen läbi käinud. Sellest, kui ebakindel ma olin selleni, et ma lähen võõraste inimeste uste taha ütlema, et tere, et ma tulin su juukseid ilusaks tegema. Et nagu on olnud päris suur eneseületus. Nii et ma sügavalt usun, et ma ei oleks jätnud hirmu pärast mingeid samme tegemata. Aga millegipärast mul ei ole 100% vastuseid sellele küsimusele. Ja ega ei peagi olema ja mõnikord on nagu nii naljakas, et mingid asjad lihtsalt loksuvad mingil hilisemal hetkel paika viisidel, mida me lihtsalt sellel hetkel ei oska näha, kui need asjad veel veits kuidagi nagu segased tunduvad, et ma ei tea, ma ei oleks jõudnud selle podcastini ka, kui mul ei oleks nagu oma elus mingid muud asjad väga kardinaalselt muutunud. Küll need vastused tulevad, aga see on minu meelest see on sinu täielik supervõim, et sa räägid sellest kõigest nii avatult. Ma arvan, et paljudel on selliseid tundeid vahepeal. See käib asjaga kaasas mõnikord. Ma usun seda ka. Ma usun ka seda. Ma usun seda, et see, et ma julgen öelda asju nii, nagu nad on vajalik paljudele teistele, kes võib-olla seda ei julge teha. Võib-olla see julgustab ka neid, mis kindlasti annab vastuseid nende enda jaoks. Aga ma loodan ka, et need vastused, või küll need vastused tulevad. Küll nad tulevad. Kindlasti tulevad. Yeah. Missuguseid naljakaid seikasid või sekeldusi sul siin aastate jooksul on olnud? Ma võin kujutada ette, et kui sa ikkagi käid inimeste kodudes või ma ei tea, emana või mis iganes, et kas sul on jäänud eredamalt meelde mõni hetk, kus on juhtunud mingisugune midagi naljakat või mingisugune seiklus, mis sul siin on olnud? Igasuguseid siukseid väikseid, mis mul tuleb kohe meelde, et kuna ma ikkagi kodudesse tulen, on ja et kas ma olen unustanud siis näiteks selle kaitsekeebi maha, on ju, et oleme pidanud laenama see kliendilt mingit rätikut või siis, et mul on jäänud mingisugune topsik maha, kausike, kuhu neid värve segada ja siis on pidanud leidma oma mingisuguse laenuks saanud mingi topsiku. Õnneks päris kääre maha unustanud ei ole. See oleks nagu... See oleks vist keeruline. Aga mine tea, võib-olla mõnel kliendil oleks needki laenata olnud. Oma käärid on ikka oma käärid, on ju? Oma käärid on oma käärid, jaa. Et õnneks ei ole kordagi kellelgi fiskarsitega tuhka lõikanud, et see oleks tõesti, aga kusjuures sellega seoses tuli nüüd meelde üks, mis oli väga, siis see oli tõesti korraks tõmbas hinge kinni. Ma käisin laste juukseid lõikamas ja siis hiljem kirjutab mulle see ema, et kas sa lõikasid teadlikult, tähendab, et kas sa lõikasid Miial tukka ilma, et me oleksime seda arutanud. Ja siis ma mõtlesin ka, et huvitav, et mis, et ei lõikanud, et sellest ei olnud nagu juttu, et ma ei teadnud, et ma pidin lõikama, kuna see ema korras käis ise kodust ära. Siis tegelikult pärast seda, kui ma olin juuksed tüdrukul ära lõikanud, oli käinud ise endale WC-st tukka lõikanud ja ta oli öelnud emale, et mina lõikasin.
ja ta oli reaalselt nagu, ta oli mingi 2. klassi õpilane või siuke nagu, aga ta tegelane. mõtles, et tema ei räägi vaata mulle enam, sest ma olin ju ära läinud. Ja siis ema ütles, nojah, ma arvasin, et ta ise lõikas, aga et ma pidin sult kinnitust saama. Et see oli üsna naljakas. Sireti käejälg. jah, mingi viltu lõigatud, siuke natuke liiga lühikeseks. ei no lapsed ikka teevad ja jõuavad igale poole. Väga kavalad. Jaa. No missugune praegusel hetkel näeb siis välja sinu tavaline argipäev? Me oleme seda teemat puudutanud ka. Sa rääkisid, et sa käid inimeste kodudes, sa tegeled sellega endiselt ja sa käid poole kohaga tööl. Kas sa tahad veel midagi välja tuua oma igapäevaelu osas? Nojah, selles mõttes mul ei ole esmaspäevast reedeni töö, et mul on töö nendel päevadel, kui on, olenemata siis sellest, et mis päev see on, et kas see on siis laupäev või pühapäev, siis ka need päevad väga tihti ma olen tööl. Kellaaegadest samuti ei ole ma kunagi kindlatel aegadel kodus, et vähe oleneb, aga vabat aega ma proovin täita mitte paaniliselt koristades ja ideaalset sööki tehes, mida ma ka vahest üritan, siis pikkadel jalutuskäikudel käies ja laste võistlusi vaatamas käies. No kõike muud, mis sinna mahub. Jah, ikka mahub nendesse päevadesse ka vihast koristamist ja Meil kõigil. ja no õnneks rõõmsat koristamist ka, et kõike ikkagi üsna täis on päevad. Kas sa tunned, et sul on sellist vabadust ka seal, et sa saad ikkagi natuke korraldada, millal sa käid, mida sa teed? Mul oli seda vabadust mingi aeg päris palju ja mingil hetkel see muutus. Mingil hetkel kuidagi hakkas olema tegemist selle võrra rohkem, et vabasid hetki on olnud vähem ja nüüd ma olen üritanud neid jälle natuke rohkem luua. Et see on kogu aeg selline jätkuv tasakaalu otsimine. Mulle meeldib, et see on tasakaalus. Liigset vaba aega ma ei ole osanud õppida veel nautima. No tegevust peab olema, on ju? Peab. Ja. Mis sulle meeldib siin Soomes elamise juures? Kas on nagu mingisugused teatud elemendid just nimelt siin, mida sa kõrgelt hindad? No näiteks vaba aja juures. See, et kui palju on tegelikult sul võimalus nautida loodusest, siis millised looduspargid meil on. Ükskõik kuhu sa sõidad natukene, et see mulle väga meeldib. Ma olen kuidagi nii, et igal pool on asju, mis sulle ei meeldi. See on absoluutselt tõsi ja see ongi ebareaalne, ei ole olemas mingisugust paradiisi kuskil. Absoluutselt, aga kuidagi nagu üleüldiselt mu meelest asjad toimivad. Mulle meeldib, et on just see laste harrastuse teema, et seda ei ole liiga palju, vähemalt meie ei ole võtnud nagu, aga et ikkagi nädalas on suurimal osal päevadest on harrastus ja on võistlused ja et aeg on sisustatud. Liigset vaba aega ei tee neile ka head. Lastele siis. Lastele. Mida sa Eestis igatsed? Või kas igatsed midagi üldse? Mulle meeldib Eestis käia. Mulle meeldib käia ema juures külas. Mulle meeldib käia Eestis külas. Mulle ei ole niimoodi, et ma sinna kauemaks jääda tahaksin. Üldiselt ei. Ainukene asi, miks mul sealt tavaliselt kurb meel on ära minna, on need hetked. Et see on alati see, et see on nagu see lahkumineku hetk. Nagu nendest inimestest, kellega sa koos oled. Jah, mul ei ole jäänud, kuna ilmselt kui oleks lapsepõlve kodu alles, oleks teine asi. Seda ei ole enam. Vanavanemaid kahjuks ei ole enam. Et kuidagi nagu on läinud elu niimoodi, et minu jaoks on ikkagi kuidagi rohkem märgivad nagu inimesed. Aga see on ka kuidagi hästi loomulik, et kui palju või kui vähe või mismoodi see elu on läinud ja kus need juured on ja kui palju neid on või kuidas sa nagu seda ise kuidagi tunnetad, et eks inimesed ongi ikkagi need, kes teevad selle olulisuse tunde. Ja. Mitte need asjad võib-olla. Mõned kohad võivad tekitada nagu teatud emotsioone, aga... Kindlasti, aga jah, see ka kindlasti oleneb inimesest, et kellele on need kohad jälle nagu võib-olla tähtsamad ja kindlasti on, ma ei või väita, et ma olen hästi kuidagi isamaline. Aga see ongi täiesti okei. Sellepärast seda ongi nii huvitav küsida, et meid on nii palju ja nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid kogemusi ja arvamusi ja seda ongi huvitav kuidagi lahti mõtestada ja samas su eesti keel on ikkagi nii ilus. See on väga armas, aitäh. Kindlasti mul on alati nagu, ma olen uhkelt eestlane. Et seda mul ei ole küll kunagi, et kui oled kohtanud aastate jooksul ka selliseid eestlasi, kes siis avalikes kohtades räägivad soome keelt, mitte uhkusega eesti keelt, näiteks oma pereliikmetega kas või. Minu jaoks on see kuidagi jällegist alati olnud midagi, mida ma kindlasti ei tahaks, et mu lapsed näiteks ei räägiks muga uhkusega eesti keelt.
ja see on nii põnev teema, sest siin on nii palju nüansse, et iga inimene mõtestabki selle enda jaoks nagu nii erinevalt lahti, mis on talle oluline ja miks, ja ei ole ju kindlasti olemas ühte õiget viisi olla Absoluutselt. eestlane või ühte õiget viisi kuidagi suhtuda eesti keelde või kultuuri, et ma nagu tahangi anda ruumi sellele, et meil on nii palju erinevaid vaatevinkleid selle teema osas. See on põnev. See on, ma nõustun täielikult. Nii nagu absoluutselt kõikides asjades. Mida avatuma meelega sa lased inimestel olla, mu meelest seda kuidagi kergem on meil kõigil. Sest me ei mahu kõik sinna samma. Ei peagi mahtuma. Ei, see oleks nii igav. See oleks väga igav. Missugused on, Siret, sinu elu alustalad? Mis on sinu jaoks sellised võib-olla baasväärtused või ka baasharjumused, et siuksed asjad, et nende osas läbirääkimise ei pea, vaid need on sulle väga tähtsad? No kindlasti lähisuhetes vastastikune austus, armastus, hoolimine, hoidmine, teineteise eest väljas, ükskõik kuidas, millal. Need on mu jaoks olnud kindlasti vaieldamatult just mõeldes seda, et kes mu lähipiir on ja kui väike mu lähipiir on. Ja nende inimestega ma tean, et ma olen alati hoitud ja ma usun ja siiralt loodan, et nemad teavad, et täpselt sama läheb nagu teistpidi, et nemad on minu poolt 100% alati hoitud. Nii armas sõnum kuidagi, et need on ikkagi lõppkokkuvõttes alati need inimesed, ühel või teisel moel. Me tuleme igas podcasti osas selle juurde tagasi. See on nii tähtis, kes meie ümber ikkagi on. Ja see, kuidas me tunneme ennast nendega koos. Kas sul on mingeid harjumusi, mis on sinu jaoks tähtsad, mida sa väärtustad? Kusjuures kogu aeg nüüd ainult rohkem ja rohkem ma olen märganud seda, kui tähtis on panna need kõrvaklapid kõrva ja minna kodust välja kõndima. Minu jaoks meeletu tähtsusega ja ma kindlasti oleksin võinud õppida selle ära juba siis, kui lapsed olid väiksemad. Aga kuidagi justkui nagu see suur list ülesannetega ootas täitmist, et kui ei märkanud võib-olla alati võtta seda hetke. Aga nüüd ma olen juba mingi aeg loomulikult muidu ka liikuv ja trenni teha ja kõike, aga kuidagi see, et isegi ilma eesmärgita. Et võta see koer, pane see muusika kõrva ja mine kõnni, sa tuled täiesti teise inimesena jälle tagasi koju. No pole vist olnud sulle ühtegi jalutuskäiku pärast, mida sa oleksid mõelnud, et kurat, pidin ma minema. Et nagu täiega nõme, et ma käisin, ei ole ju. Et seda ei kahetse kunagi, ma kujutan ette, ega trenniga on üldse niimoodi, et kunagi me ei kahetse, et me tegime. Ei kahetse absoluutselt. See ikka toob alati lihtsalt see on nagu huvitav, et kui ongi nagu nii suurte tunnetega inimene, et siis see lihtsalt, et kuidas ta loksutab kõik paika. No see haakub kindlasti ka selle teemaga, et kui on kuidagi, no tõesti, me ei räägi nagu sellisest tavapärasest argielu stressist, aga kui on elus sellised olukorrad, et päriselt oledki omadega kuidagi sõlmes või on väga-väga raske. Kuidas sa ennast siis maandad? Kas on endiselt need samad jalutuskäigud või on sul veel mingeid viise, kuidas sa nende olukordadega toime tuled? Ütleme, et nüüdseks, kui selliseid ikkagi neid madalseise elu jooksul on olnud, väljakutseid on olnud, siis lihtsalt sellel hetkel meenutamine, et homme on uus päev. On alati kõige võimsam, sest iga kord jalutama siis ei saa võib-olla minna. Aga see, et homme võib-olla need asjad on juba teistmoodi. Ma lihtsalt pean kuidagi nagu siia juurde seda kommenteerima, et mul oli ka siin mingid hetked hästi rasked. No nii rasked, et seda ei oskagi võib-olla seletada. Ja siis üks mu sõbranna ütles, et jaksa lihtsalt veel üks päev. Ja see ongi nii lihtne. Tuleb järgmine päev. Mõnikord tuleb sellest veel järgmine, aga asjad ju muutuvad ja kõik läheb mööda. Ja see on nii huvitav, et võib-olla homme need asjad, et see probleem on ikka võib-olla seal. Aga kuidagi sa tõused. Kuidagi, et järsku see mõte lihtsalt jookseb natukene teistpidi. Ja sa leiad sellele kas mingi lahenduse või siis sa teed rahu sellega. Mingi lahendus sellele tuleb, isegi kui see asi ei lahene. Ma saan küll aru, millest sa räägid. Jaa, täpselt. Aeg annab arutust. Annab. Mis on olnud sinu jaoks? Issand, mul on ikka nii lihtsad küsimused. Ise ka mõtlen, nagu, et see ei ole mingisugune lihtne teema, aga mis sa tunned, et on olnud sinu elu kõige suuremad õppetunnid? Paljudest sa oled ka juba rääkinud kindlasti, aga... Eks need suurimad õppetunnid on kindlasti olnudki ikkagi need kahjuks või õnneks kõige suurematest väljakutsetest tulevad kõige suuremad õppetunnid on ja muidugi kõige suurematest kingitustest.
kindlasti ei oleks ma täna see, kes ma olen, kui mul ei oleks lapsi. Et ma mäletan siiamaani, kuidas mu vanaema ütles, et must tuli inimene tänu sellele, et must tuli ema. Panen selle su episoodi pealkirjaks. Absoluutselt. Aga siis ta siiralt uskus seda. Must kindlasti igal juhul tuli hoopis teistsugune inimene. Kuidas sa tahad saada paremaks inimeseks ja kuidas sa tahad kogu aeg olla arengus, selleks, et neil oleks parem. Kuidas neid paremini toetada ja läbi selle sa ju kogu aeg õpid ise ju, kuidas olla parem, teha paremini, leida paremaid lahendusi, leida paremaid vastuseid. Et see on kindlasti absoluutselt minu selline kõige suurem tagantpushija. Eeldatavasti võib-olla enamus naistel ikkagi. Et see on meie võib-olla see emaduse teema. Kindlasti ka isadel, absoluutselt ma ei vähenda seda, et isad on täpselt sama erilised ja sama fantastilised ja kõike, et õnneks minul on vähemalt selline kogemus, et olen saanud oma lastele fantastilisi isa, kes tahab samamoodi koos nendega kasvada ja areneda. No see on väga loomulik, sest kui meist saavad lapsevanemad, siis järsku tekib olukord, kus kõik, mida me teeme või ei tee, on väikesele inimesele eeskuju. See võib olla väga käivitav jõud igas suunas selles mõttes, et absoluutselt. Et siis väiksed peeglid jooksevad ringi seal kodus. Jaa, täpselt. Täpselt nii. Siis mulle tule meelde mingi film oli, kus oli see kõndiv peegel, aga no las ta jääb. Ja see isade teema on ka selles mõttes, et siin podcastis näiteks külalised on ka ainult naised, aga see ei tähenda seda, et meestel ei võiks olla sama põnevaid lugusid rääkida oma eludest, et ma jään väga suure huviga ootama, et millal tuleb üle lahe sära meeste versioon. Oleks äge. Oleks. Me oskame kindlasti paremini rääkida endast või emadusest või sellest, mida me ise oleme kogenud, et see on nii tõsi, mis sa ütlesid, et lapsed ikka on suured õpetajad. Kui sa tagantjärgi mõtled ja sa saaksid anda nooremale endale nõu, siis mida sa ütleksid? Või kui näiteks mõni noorem naine kuulab praegu ja mõtleb, et ma tahaks teada, mida Siret mulle soovitaks. Mis nõu sa annaksid? Ära kuula kedagi, kelle ütlemine, arvamus ei tõsta sind. Ma olen liiga palju kuulanud ja uskunud arvamusi, mis ei ole mind tõstnud. Tegelikult ikkagi need inimesed su ümber, kes sind proovivad ikkagi edasi lükata ja kes toetavad sind, neid kannatab. Üldiselt ma ütleks ka, et kindlasti samamoodi nagu sul on eelnevaltki öeldud, et ikkagi iseennast kannatab kõige rohkem ikkagi alati uskuda ja sellest enda kõhutundest, helisevast, laulvast, sisemisest tundest. Kui sa ikka tunned, et see ütleb, et midagi on mäda, siis ei kannata kuulata. Ja iseendale ütleksingi just seda, kui saaksin talle sosistada kõrva. Ja samas ongi jälle see mõte, et me ei oleks täna sellisena siin, kui me poleks neid kogemusi, mis meil on olnud. Absoluutselt. Aga tahaks et kõikidel oleks ikkagi neid toetavaid hääli, neid toetavaid inimesi ja noore inimesena ju ei ole alati lihtne olla tugev või enesekindel, et ma kuulan oma sisemist häält, las nad räägivad, mis nad räägivad. Ei, kaugeltki mitte, sest sul puudub ju see elukogemus ja siis sa usud. Muidugi on nii. Ja siis see on ka mu meelest jälle nii huvitav asi, et kuidas me oleme inimestena nii erinevad, et kuidas ühele võib-olla see negatiivne hääl võib lõpuks osutuda positiivseks, kui ta tahab nii-öelda justkui, et tõestada, mis mõttes sa tuled ütlema. Aga siis, kui sa oled teissugune, kes jääb uskuma ja võib-olla paneb kõrvada, okei, mul ei kannata proovida. Okei, ma siis jään siia. Aga tõsi ta on, et kõik, mis ei murra, teeb tugevamaks ja kui natukeseks ajaks oled murtud, siis ju kuidagi sa ikkagi ehitad ju selle kokku ja võib-olla see, mis saab uuesti kokku ehitatud, tuleb hoopis ägedam. See on hästi oluline mõte, mis meil praegu siin jutuks on, et ma ise tunnen ka sellist kuidagi isiklikku äratundmist. Ma tean, et ma olen selline inimene just, kes pigem läheb sellesse kasti, et ma teile näitan, on ju hull power ja küll ma lähen ja teen muidugi oma kukkumiste ja õppimiste ja vigadega, aga mind ei ole lihtne murda. Aga ma olen kuidagi väga õrn selle asja suhtes, et ma tean, et kõikidel ei ole sellist tunnet, et ma lähen ja teen või et sellist enesekindlust või sest see sõltub alati nii paljudest asjadest, et kuidas meid on kasvatatud, kes meid on toetanud, kas meil on selliseid figuure, kes on alati meile head tahtnud ja edasi pushinud isegi siis, kui ise on tundnud selline mõte, et ma ei saa sellega hakkama, on ju, mis meil on öeldud sellel hetkel,
kui meil on ees mingi suur väljakutse, kas meil on öeldud, et sa saad sellega hakkama või meil on öeldud, et sul ei tasu isegi proovida. Ja ma tahan anda sellele väga palju sellist kuidagi armu, et see on ka okei, et kui sul tõesti on olnud elus selline hetk, kui sul on öeldud halvasti päriselt, et sa ei saa hakkama, pole mõtet proovidagi, nagu siuksed asjad, need võivad olla väga laastavad. Need võivad olla tohutult laastavad. Ja nende ütlemistega tasub ikkagi olla väga ettevaatlik. Eks ta tihtipeale ongi see, et need inimesed, et kõik me ju suudame nagu öelda ainult iseenda nagu arengust lähtuvalt. Et kui ikkagi ise ei ole sellest kaugemale jõudnud, siis ja sa arvad, et sul üldse on õigus kellegile teisele midagi sellist öelda, siis ega nad ilmselt ei oska peeglisse vaadata. See on võimas sõnum, et ärge kuulake neid, kes teid ei tõsta. Kindlasti. Ja jah, mul on selle koha pealt jällegist väga-väga vedanud, et mul on vähemalt mu lähipiir väga toetav ja tean, et siukse suure pehme padjana mu selja taga. See on nii armas. Kui sa mõtled oma tuleviku peale, isegi kui sa praegu võib-olla ei teagi täpselt, et mis järgmiseks saama hakkab, aga no unistama peab. Kui sa mõtled selle peale, et kus sa näed ennast 5 aasta pärast või 10 aasta pärast ja kui sa tahad rääkida oma unistustest, siis mis need on? Täpselt nagu sa ütlesid, just praegu ma otseselt ei tea, et kus ma olen või mis tuleb. Praegu kuidagi koos sinuga siin olles mulle tundub, et see on okei, sest mul on kõik hästi. Ja võib-olla see ongi just äge, et ma ei tea. Absoluutselt. Selle praegu kirjutaks, ma ei tea, paberi peale paneks raami ja seinale. Et ei peagi alati teadma. Küll need unistused ka siis võtavad selgema kuju, nad on kindlasti olemas. Unistusi on absoluutselt ju kogu aeg miskit. Kas see on väiksem, suurem, igasuguseid. Ja siis see on nii tähtis osa, et siis kui sa panedki tähele, et see isegi see kuidagi jääb nii varju, siis midagi on mäda. Et peab ja see toob elevust ja ma olen igal juhul, ma armastan elu. Kui ma tunnen, et liigagi mitu päeva on kuskil sumus, siis ma otsin võimalusi, kuidas leida päiksekiire. Ma leian, et see on igal juhul suur kingitus, et me saame siin olla. Mul on väga tugev tunne, et see episood on omamoodi väga eriline ja see on väga särav. See on väga särav just nimelt sellepärast, et see on nii aus, see on nii otsene. Sa tood endast välja selle haavatava poole, mida on võib-olla palju lihtsam peitu jätta. On palju lihtsam rääkida kõikidest asjadest, mida me teame. On palju lihtsam tuua välja kõiki oma, ma ei tea, mis iganes saavutusi või asju, mis me teame, et kõlavad ägedalt. Aga tegelikult selles on nii suur jõud, et me ennast avame ja ma olen veendunud, et elul on sulle veel palju ägedad asju varuks. See on nii vahva, kuidas sa oled nendest asjadest täna rääkinud. Väga armas. Ja nüüd otse välja, et ma ei tea. See on täiesti fine. Aga sa oled hästi suunanud, sa oled hästi toetanud. Suga on väga lihtne rääkida ja sa saad selle jutu voolama. Ja loodetavasti me saame selle podcastiga ka palju asju kuidagi normaliseeritud. Et ei ole ühte kasti, et ei ole ühte vormi, vaid on väga palju kihte. Ma viimasena veel lõpuks küsin seda sama, mida ma küsin kõigilt nendelt armsatelt naistelt, kes siin käivad. Mis toob sulle, Siret, sära silma? Just sellised vestlused, nagu meil on täna olnud. Sinusugused naised, kellega saab rääkida südamest südamesse, kes on avatud ja huvitatud. Tegelikult just sellised nii lihtsad asjad. See on vahest nii huvitav, et kuidas sa tunned ennast kõige rohkem elus siis, kui asjad on nagu, need on nii lihtsad asjad. Lihtsalt inimeste vaheline ühendus. Ja teine tunneb ennast hästi koos sinuga, avab ennast. Sa tunned armastust kellegi lähedase poolest või kellegiga koos olles, et need on nii lihtsad asjad, millest tegelikult see ilu peitub. Ja see, mis toob sära silma. Vau. Ma tänan sind kogu südamest, et sa mul täna külas käisid ja et me selle vestluse oleme pidanud ja ma arvan, et sellest sai üks eriti mõtestatud ja otsekohene ja armas kuulamine. Aitäh sulle! Aitäh sulle nii palju! Aitäh, et kuulasid Üle lahe sära podcasti ja järgmise korrani! Tšau!